Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, eetris on värske Krimiraadio. Saadet on juhtimas ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka endine tipp-politseinik, poliitika kirjamees Andres Anvelt, kes tänasel päeval jagab oma rikkalikke kogemusi erabusinesses, aga nagu te teate, aitab ekspertarvamusega Krimiraadiot. Tänane on hooaja viimane saade, Raul, muide. Kas sa tead seda? Oleme kursis. Nii et saab väikesele puhkusele minna, aga tänases saates me räägime põhjalikumalt naiste kuritegevusest, naisvangidest ja võib-olla ka naisvangide subkultuurist, kui selline nähtus üldse veel eksisteerima peaks. Teemat aitab meil vaadelda pikaaegse kogemusega spetsialist, Tallinna vangla inspektor, kontaktisik Olga Bolmat. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. Olga, kui alustada kohe jõhkralt ja rääkida neist telefoniga üles võetud videoklippidest, kus enamasti noored tüdrukud seal mingisuguseid arveid klaarivad, peksavad üksteist üsna julmalt, siis see paneb mõtlema, et kas tänapäeva noored on julmemad, jõhkramad kui varem. Kuidas teile tundub? Siis jutt käib tüdrukutest. Ma pigem ei nõustuks. Et see ei ole nii? Ei ole nii. Et need on ekstra juhtumid ikkagi. Ja, sest kui ma võrdlen oma kogemust, et milliste kuritegude eest ja keda ma olen kohtunud Harku vanglas, siis kindlasti mitte. Et tänapäeval on see pigem erand. Aga kui tõenäoliselt need samad tüdrukud, kes seal nüüd filmivad, kuidas nad üksteist seal peksavad, võivad üldse sattuda vanglasse? Või on see mingisugune käitumishäire, mis hiljem ikkagi kaob? Jällegi tänapäeval alaealised või noored vanglates on erandid. Et selleks, et vanglasse saada, tegelikult peaks pingutama. Peaks kõvasti pingutama, jah. Et tänapäeval noorte mõjutusvahendid on tegelikult hoopis teissugused, et vangla on see äärmus, see on see viimane mõjutusvahend, mis üldse saab nagu noorele inimesele või alaealisele kohaldada. Nii et mis te arvate, ei ole olemas siis sellist asja nagu selline võib-olla kurjuse ja julmuse geen, mis juba noorest peale sees on ja see järjest edasi kuidagi ajas areneb? Ei ole. Ma alati räägin oma tüdrukutele ma mõtlen naiskinnipeetavatele, et me oleme kõik sündinud inimestena ja mingiks hetkeks mina olen vanglaametnik ja sina oled kurjategija ehk nii-öelda kinnipeetav. Et me oleme kõik inimesed. Andres, kas sulle su pika karjääri jooksul tuleb ette mõni silmapaistev naiskurjategija, kes on sulle tööd andnud, kellega oled pidanud seal piike murdma ja kelle sa oled siis lõpuks pidanud ka vanglasse saatma? Meenub sulle mõni selline staar? Jaa, tere. Kindlasti on neid olnud, aga neid on olnud kindlasti märkimisväärselt vähem kui mehi. Vähemalt minu karjääris, sellepärast, et minu karjäär on olnud, mis on olnud rasked isikuohvrid kuriteod, organiseeritud kuritegevus. Ja ütleme niimoodi, et see piir, eriti 90-ndatel, kus võis naisi kohata, need oli 2 tükki. Ühed olid, mis on kahjuks ka tänase päevani jäänud, olid siis need naised, kes kannatasid ise vägivallal ja siis ühel hetkel murdusid ja tihtipeale siis vägagi ütleme niimoodi agressiivselt ja ekstreemselt isegi tihtipeale oma elukaaslase ära tapsid. Ja teine huvitav selline kontingent, eriti ma mäletan 90-ndatest, olid nii-öelda kaaslased siis nendel organiseeritud kurjategijatel, kes tihtipeale kahjuks olid poolenisti kas prostituudid või midagi sellist, võtsid osa skeemidest, kindlasti oli üks selline väga levinud asi, me mõni saade tagasi rääkisime isegi, kui me mäletame nende Rootsi ametiühingute tapmist, eks ju, siis see oli grupp tegelikult, et naised olid siis, nagu öeldakse, see
meelitusvahend, millega siis need välismaalased või ükskõik võib-olla ka nagu sa isegi minu kunagi rääkisid ka siinsamas tänaval, eks ju, tulla ligi ja sinu peal siis viiakse ellu või tema peal viiakse ellu mingi kuritegelik plaan. Ja veel muidugi on olnud ka selliseid, nagu mina nimetan, nagu omale me nimetasime heritavalt karuemasid. Nii. Need olid siis sellised perekonnapead, kes tihtipeale ise võib-olla otseselt kuritegusid ei sooritanud, aga nendel olid näiteks pojad või ka tütred, kes olid varakult siis selle keskkonna tõttu suuresti sattunud kuritegeliku teele ja siis need emad ja vanemad olid need, kes tegelikult, nagu öeldakse, rinnaga kaitsesid ja seepärast meil oligi selline väljend nagu karu ema, eks ju. Siia tulevad meelde näiteks vennad Votkad, näiteks üks asi, ka nendel oli, eks ju, perekonnas selline tugev ema seljatagune, kes aitas neid varjata, siis praegu eluaegselt istuv Rosenberg, kelle perekonna siis ema, ma ei teagi, tema oli ka vahepeal kunagi aastaid tagasi oli ta ka kinnipidamisasutuses, kas ta üldse elus on, ma ei oska öelda, aga näiteks jällegi, kes siis aitas peita tagaotsitavaid oma lapsi ja nii edasi ja mõnes mõttes on arusaadav, ega ema peabki siuke olema, aga karu ema kallistus võib olla ka mõrvarlik karule ja karupojale. Umbes selline 25 aastat tagasi on Harku vangla toonane direktor öelnud, et valdavalt satuti Harkusse tapmiste, raskete kehavigastuste tekitamise ja narkokuritegude eest. Kas see kuidagi profiil on muutunud? Milliste kuritegude eest tänapäeval naised vangis on? Vägivaldsete kuritegude arv on üldiselt langenud ja ka tänapäeval on neid kindlasti väga väheks jäänud. Valdav osa on varavastased ja narkoparagraafiga. Varavastased siis ehk vargad? Vargad ja narkoparagraafiga on nii narko kui ka varguste eest on valdav osa siiski sõltlased. Kui palju on seal, ma saan aru, et praegu kinnipeetavaid naisi on umbes 87, ütleme ligi 90, kui palju nende seast on siis nii-öelda karuemasi või selliseid tõelisi kurjategijaid, kes seal võib-olla mingit suurt mängu juhivad või planeerivad, kas selliseid ka leidub? Ei ole sellised. See subkultuur on vähemalt naistel on kadunud. Selles mõttes ma julgen öelda, et kogu vanglateenistuses sellist nähtust enam ei eksisteeri, sest laagertüüpi vanglad enam ei ole. Meie moodsad vanglad on ja ka meie personal on kõvasti tööd teinud nende aastate jooksul, ehk sellist nähtust ma julgen arvata ei ole. Kui palju on praegu nende ligi 90 naise seas nii-öelda püsikliente, keda ta ikka ja jälle kohtate, kes jälle astuvad välja, jälle satuvad sisse, on neid ikka? On, kahjuks on, aga nende põhiprobleem on sõltuvus. Ehk olgu see kas alkoholi liigtarbimine või on uimastite. Ja siis sellega seotud on ka nende kuriteod ehk siis vargused ja narkootiliste ainete käitlemine. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, tänases saates räägime spetsiifiliselt naiste kuritegevusest ja naisvangidest ning seda maailma aitab meil avada Tallinna vangla inspektor, kontaktisik Olga Volmat ja saadet juhivad loomulikult ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning eksperdina on toeks meil ka Andres Anvelt. Olga, me peaksime pisut rääkima ka teie taustast. Mis ajast te üldse vanglasüsteemis töötate? 2001. aastast. Ja miks? Mis asjaoludel te üldse sellesse süsteemi tööle läksite, kui nii võib küsida? No nagu ikka on kombeks see kokkusattumus, aga pärast keskkooli. Et oli valida kas ülikool või kutseharidus ja läksin siis kutsekooli ja omandasin oma vanglaametniku eriala, millest nii-öelda see karjäär on algusega saanud. Ja kas teie esimeseks töökohaks, nagu ma aru saan, oligi Harku vangla? Jah. Aastal 2001 oli ju lahti väga palju erinevaid vanglaid. Milliste vanglatega teil veel kogemusi on?
Praktikal ma olen olnud Tallinna vanglas, mis oli see Magasini tänaval ja siis Maardu alaealiste vanglas ja siis viimane praktika oli juba Harku vanglas. Ja seal ma ka otsustasin, et ma jään, et see kogemus oli väga positiivne, mis ma seal kogesin ja see ligi 25 aastat kogemust. Kui palju selle aja jooksul on süsteem muutunud? Kõvasti muutunud, see on väga palju muutunud, et ma ei väsi rääkimast müts maha. Päriselt ka, et see süsteem on väga arenenud, et alustades uutest vanglatest, personalist, et kinnipeetavate taasühiskonnastamisest, et see, mis oli kunagi 20 ja 25 aastat tagasi, mis praegu on väga suur vahe, et see, kui palju ja kui mahukas see töö kinnipeetavatega, kui suur see töö tehakse, väga arenenud. Olga, ma pean ära küsima, et mis teil ikkagi sellise kuidagi närvilise ja pingelise töö juures meeldib? Mis on see, mis teid iga päev need jalad sinna vangla poole sammuma paneb? Ilmselt neid edulood ja see, et ma töötan ju naistega, ja ma olen ise ju naine, ehk minu nii-öelda see arusaam ja mõistmine, nende mõistmine on ilmselge parem kui mõne meesterahval. Ja võib-olla see pika staažiga on tekkinud selline usaldussuhe, et nad ju teavad, et ma olen pika staažiga, ma oskan ja nad usaldavad, et nii palju, kui seda saab nii-öelda ühe kinnipeetava ja vanglaametniku vahel olla ja tekkida. Me enne rääkisime, et tänapäeval süsteemis liiatigi naiste vangide seas sellist subkultuuri peaaegu, et ei ole või üleüldse ei ole. Aga siis, kui te läksite tööle, siis Harku vanglasse, kuidas siis oli? Teatavasti Eesti vanglasüsteem oli osa Nõukogude vanglasüsteemis ja Nõukogude vanglasüsteemis oli see süsteem vägagi elujõuline, kaasa arvatud naiste seas. Aga kuidas oli Harku vanglas siis, kui teie läksite tööle? Ma ütleks, et pigem olid sellised tugevamad ja nõrgemad kinnipeetavad, et kindlasti ei olnud sellist subkultuuri nagu meeste vanglates. Aga eks see oli mingil määral tajutav, aga jällegi vanglateenistus on niivõrd kiiresti on arenenud, et seda nagu öelda, et see on aastakümneid või aastaid, ma olen seda jälginud ja näinud, pigem mitte. Et jah, kui ma läksin, ma nägin seda ja siis hakati igasugused muudatused sisse viima ja seda murtma. Aga kuidas see ikkagi välja nägi, kui siin, ma ei tea, uskuda menukat telesarja Orange on uus must, siis Ameerikas seal vähemasti filmides oli nii, et oli hierarhia, võimumängud, vägivald, seks, mis iganes, et kas see käis tol ajal samamoodi? Harku vanglas mitte. Minu silmad seda ei näinud. Et oli märksa rahulikum see? Absoluutselt. Andres, kas sulle meenub üks juhtum, kus tapeti Tallinna vanalinnas restoraniärimees ja hiljem selgus, et tema tapmise tellijaks oli tema enda siis äripartnerist abikaasa. Ja selle abikaasa kohta või elukaasana öeldi, et tema, ma ei tea, siis vastavalt oma isikuomadustele Harku vanglasse sattudes hakkas seal ka kohe nii-öelda elu korraldama. Mäletad sa kõigepealt selle juhtu? Jaa, muidugi mäletan. See oli selline kuulus restoran, mis siiamaani toitub Contraverta. Ja seal oli muideks ka veel kaks sellist, nagu mina ütlen, karuema, noorem karuema. Üks oli siis see elukaaslane või abikaasa ja siis oli tegelikult ka veel tapetu äi. Et kes aitas seda kõike niimoodi välja mõelda, korraldada, alipit teha ja kõike muud sellist juurde ja täitsa niimoodi filmilik. Aga ma millegipärast ikkagi tulen selle sama asja juurde, mida Olga rääkis. Tegelikult sa võid olla küll ju natukene vahedama peaga ja pea lõikab paremini ja mõtled mingid skeeme välja. Lihtsalt vahe oli selles,
et see 90 aastate Nõukogude aja, kui mina esimest korda vanglasse sattusin, uurijana, eks või ütlen miilitsatöötajana oli aastal 88, ma arvan, peaaegu eelmise sajandi keskel, eks ju. et siis ma tahan öelda, oli see, et kui sul oli selline ükskõik, naiste või meeste vanglas, lihtsalt meeste vanglas on rohkem sellist kuritegelu kontsentratsiooni kindlasti kui naiste vanglas, aga kui sul oli vähegi, eks ju, pea lõikas, hakkasid mõtlema välja skeemi, sul olid võimalused. Sul oli võimalus suhelda vabadusega rohkem, sul tekkisid sisemised pundid, eks ju, sul oli vähem mingid muud kõrvaltegevust, mis võiks sul nagu mõtted mujale viia. Nii et sellest ei ole kasu. See kõige suurem meie vanglareform selles oligi, et muudeti keskkonda ja muudeti inimese igapäevas siis sõltuvust teistest inimestest või sündmustest, ehk vanglad polnud enam kuritegevuse kool. Seda ei maksa alahinnata. 90-ndatel, kui sa sattusid esimest korda vanglasse, siis sul oli väga suur tõenäosus, et sind koolitati välja. Lõpetasid niimoodi nii-öelda kutsekooli, eks ju, ja tulid väga kiiresti tagasi. Kas Harku vangla on ka omamoodi kutsekooliks olnud? Kuidas teile tundub, Olga? No, et ütleme, kes seal istus, see suure tõenäosusega sinna tagasi ka tuli, sest ei saanud sellest kuritegelikust ringist välja. Ei, ma mäletan neid noori tüdrukud, kes mul on olnud, mul ei olnud kedagi ühtegi, kes on tagasi oleks tulnud. Et kui me räägime noortest inimestest, et kui on juba täiskasvanud, siis ilmselt nad on oma kutsekooli on saanud juba varasemalt kuskil. Ja siin tuleb lihtsalt võib-olla sellest jällegi aru saada, et kui Olga tuli juba selle sajandi alguses, eks ju, siis ei olnud seda keskkonda võib-olla veel nii head, et seda betooni, eks ju, mis ka mõjutab väga palju, aga arengud olid ikkagi hakanud sinnapoole minema, et kogu see vangla taustsüsteem, keskkond oleks ikka teistmoodi. 90-ndate esimesel poolel ja keskel olen ka mina kordi käinud Harku vanglas vestlemas, mitte ülekuulamas, vestlemas, ma olin kriminaalpolitsei töötaja ja see kõik võimaldas seda, et korralikul operatiivtöötajal pidi olema ka naiste vanglas nii-öelda informaator. Sellepärast, et naiste hulgas informaatorit hoida ja kasutada on üks keerulisemaid, neid on vähem esiteks ja sul on vaja ka selles keskkonnas saada ikkagi informatsiooni ja 90-ndatel kindlasti Harku vanglas sa selliseid inimesi leidsid. Me Olga enne mainisime, et siin ühte nagu daami, kes seal Harkus või nii-öelda elu korraldas, kas see tegelikult vastas tõele ka või? Ma tean, kellest aga et ta oleks seal olnud mingisugune superliider või selline, kuidas seal on siis kriminaalne emakene seal? Kas sellised üldse olid tollel ajal? Ma ütlen nii, et see, millised nad on vabaduses ja see, millised nad on vanglas, see ei ole üks ja sama inimene, sest ikkagi on suletud keskkond. Ja need tingimused panevad inimest teistmoodi käituma, tahtmatu. Ta peab oma võib-olla sellised soovid ja iseloomu mingil määral nagu alla neelama, survestama endasse. Varasti, ütleme enne, et vanglareforme, tal oli teine võimalus, tal oli tegelikult võimalus neid oma iseloomujooni ära kasutada selleks, et teisi survestada. Ja see oligi nagu see suurem vahe senisele praegus. Me oleme siin mitmel korral rääkinud, et igasugune selline kuidagi erinevaid võimupositsioone ei ole, et ühtegi liidrit või sellist ei ole, aga kas nagu mingil kujul ikkagi tänapäeval vanglas ikkagi käib see, et ma ei tea, keegi peab kellegile raha andma, kellegil on võlad, on mingisuguseid selliseid näiteid? Ma arvan, et see on nagu elust näide, et ka vabaduses on sellised asjad on olemas, et inimesed on kellegile võlgu ja nii edasi, aga otseselt, et vanglas tekiks nagu võlg, see on jällegi see subkultuur, millest me oleme siin juba rääkinud, et me oleme, ütleme niimoodi, et me igapäevaselt panustame, et seda ei tuleks tagasi, et jällegi meie operatiivtöötajad teevad kõvasti tööd. Et seda ei oleks? Et seda ei oleks, ei tuleks tagasi. Et see inimene, kes on vanglasse sattunud, et ta ka inimesena välja saaks. Mis selleks tehakse siis? Kui niimoodi kirjeldada mõnda, et ütleme, seal on
inimene, kes on mingisuguse narkokuritegevuse eest seal kinnipidamisasutusse tulnud, tal on mingisugused kombed, mingisugused sõprusringkonnad, kellega ta on harjunud omal viisil asju klaarima ja siis ta on seal. Ja hakkab kohe seal ka klaarima midagi ja kes on keegi, kes kellele võlgu, kuidas te siis ta ikkagi maha rahustate ja mis te teete, et tast ikkagi, no ta vähemalt esialgu mõtlema hakkab, mis tast edasi saab ja edaspidi siis sellega ka tegeleks? Kui ma räägin enda ametipositsioonist, eelkõige on see, et ma vaatan, mis tal kuriteod, kas ta on ise sõltlane, et miks ta selle narkoparagrahvi nii-öelda omale külge saanud, et mis on see põhjus. Et kui on tal sõltuvusprobleemid, siis me peame tegelema eelkõige selle sõltuvusprobleemiga. See on kõige tähtsam. Ja igapäevane tegevus on need vestlused minuga, on need vestlused psühholoogiga, teiste ametnikega, et valvurid ei ole enam need, kes avavad lihtsalt uksi, et nad on ikkagi otseses läheduses ja kontaktis oma kinnipeetavadega, kellega nad seal igapäevaselt kokku puutuvad. Et see on nagu suur töö ja mitu kihti seal on. Et sa pead nagu suhtlema, kuulama, see on väga oluline. Kuidas ikka võita seda usaldust? Mis on kõige keerulisem selle usalduse võitmise juures? Sest esiteks olete te kindlasti see nii-öelda ametnik, võmmid, kõik need, kõik ükskõik ja tavaliselt ei mingit usaldust. Osa süsteemist. Ja siis tuleb see usaldus leida, kuidas see käib siis? Usaldus ei teki üle päeva. See ongi see, et tal on pikki aastaid siin olla ja mul on pikki aastaid temaga ka olla ja suhelda ja töötada. Et eelkõige on see, et kunagi öeldi, et ära luba kunagi midagi. Ja kuidagi see on selline hea nagu soovitus, et ma ei lubagi. Et kui ma saan midagi teha, kui see on minu ameti rollist lähtuvalt nii-öelda võimalik muuta, siis jah, ma seda teen. Kui ei, siis ma ei saa. Siis ma saan ainult edastada tema mure kellelegi teisele, kelle pädevuses see lahendada on. Krimiraadio. Krimiraadio läheb edasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Tänases saates räägime naiste kuritegevusest ja naiste vanglast. Saate külaliseks on Tallinna vangla inspektor kontaktisik Olga Polmat. Olga, küllap üsna sageli on vanglas karistust kandval naisel ka lapsed. Kuidas on Eesti riik korraldanud ema ja laste sellise edasise elu ja kontakti? Seadus näeb ette, et ema saab oma lapsega olla, kui laps on 3-aastane kaasa arvatud, ehk järgmine päev ta saab 4-aastaseks, ta peab ära minema. Minu kogemuse pinnal saan öelda, et on olnud 2 sellist asja, 2 juhtumit, kus lapski on saanudki peaaegu 4-aastaseks ja pidi ära minema, ema on jäänud vanglasse. Et kuna nii pikad vangistused ja ema ja lapse jaoks on olemas eraldi osakond, on olnud Harku vanglas ja on olemas ka Tallinna vanglas. Et praegu seal on 4 tuba, et väga head tingimused, laps saab ka lasteaias käia, laps saab kõik oma toimingud tehtud nii nagu vabaduses, kui on vaja arsti juures käia, siis seega saab tehtud. Ja ikkagi ma küsin üle, et 4 tuba, see tähendab, igas toas on 1 ema, 1 laps. Nii. Ja see lasteaed asub kus, mitte seal vanglas, vaid ikkagi kuskil linnas. Vabaduses. Ja kes seda last sinna lasteaeda viib siis? Ametnikud. Ametnikud siiski? Ametnikud ilma vormita. Ilma vormita, aga kui me räägime kinnisest vanglas, kui see ema lapsega on avavanglas, siis tema kannab erariided ja tal on olemas võimalus minna ise oma last viima. Ja see emade ja laste osakond, kas see näeb välja nagu üks korter või kuidas see välja näeb, et kuidas millises keskkonnas see laps ikkagi on sellisel hetkel? Pigem selline suur korter, et hästi suur õueala, siis on 4 tuba, keskel on see vaba ja veetmisruum, ühine köök küll neil, aga siiamaani on olnud 2-3 ema ja nad on ilusti seal hakkama saanud, et toimib. Aga need juhtumid, kui see vanus nii-öelda ikkagi kukub, siis
kui seal lapsel ei ole kuskile minna, kui ei ole kedagi seal väljastada ootamas, mis siis edasi saab? Ei ole olnud sellist asja ja tegelikult me ju teeme koostööd kohaliku omavalitsusega. Et selleks, et laps üldse saaks vanglas olla, tegelikult kohalik omavalitsus annab luba. Et muud moodi ei saa, siin vangla ei otsusta. Vangla annab ainult võimalused ja tagab neid võimalused ja tingimused, et laps saaks seal üles kasvatada. Aga siis, kui on üle 4-aastane laps, siis ta sellisel juhul... Siis ta läheb kas oma lähedaste juurde, siiamaani on olnud, et nad on läinud lähedaste juurde. Ja see edaspidine kontakt, kui see laps juba on selle vanuse ületanud, kehtib sellises tavapärases külastuskorras või? Jah, et käivad ilusti. Mul on see viimane laps, kes on ära läinud, et käib oma ema juures, tuleb, ma tulen talle vastu, ta tunneb mind ära, et see on selline turvaline olemine tal vanglas, et see saatja ei pea ise ka temaga koos liikuma, et siis toimubki lapse ja ema suhtlus nii-öelda. Ma ikka pea, aga kes sellele lapsele, ma mõtlen, kas riigi poolt on ka lapsele mingisugune psühholoog, et kes sellele lapsele selgitab, et kuhu ta nüüd tuleb või et mis koht see nüüd on, et kus ta ema istub? Mis vanusest me räägime? No ütleme siis, räägime sellest viimasest juhtumist, kus siis on juba ära mindud. Ta veel ei saa aru, ta tuleb oma ema juurde ja see, kus see ema, isegi kui ta küsib, siis sõna vangla mina ei kasuta lapse juuresolekul, isegi kui nad on väga väiksed, aastased ja 2-aastased, sest lapsed juba hakkavad rääkima päris korralikult ja kui ta on kuulnud seda sõna, siis järelikult kuskil lasteaias ta seda ka välja ütleb. Kui palju on meil vangla müüride taga, kui nii võib öelda, toimunud, ei saa öelda, et otseselt sünnitamisega, et keegi on seal karistust kandmas ja siis olles ise juba last kandmas, et sealt tuleb viia, kas sellised juhtumid üldse on? Jah, on olemas ja nad sünnitavad vabas haiglas nii-öelda, et ei ole sellist asja, et vanglas nad sünnitavad, neid viiakse, saate meeskond on nendega kaasas, et see on nii nagu iga saatmine haiglasse toimub, nii ka tulevase ema viimine sünnitamisele. Kas kõik need tarvikud, ma pean silmas siis riided, mähkmed, mänguasjad, voodid, tekid, linad, kõik ka riigi poolt nagu öeldakse? Jah. See on kõik vangla poolt. Me teame, et kuulsam vanglas sündinud inimene Eestis on Edgar Savisaar, kelle ema siis istus Harkus kolhoosi korrale vastuhakkamise ehk riigile vastuhakkamise eest ja juhtus nii, et siis Edgar sündiski Harku vanglas, aga öelge, kuidas teile tundub, kas reaalselt Eestis naiste rahval, kes on vanglas istunud emana, on keeruline sellest taagast vabaneda. Ehk et kuidas sellega toime tullakse väljaspool, kui sul on, ütleme, minevikust mingisugune karistus, et kuidas teile tundub? Ma kardan, et mul on väga raske vastata sellele küsimusele, sest mina ei ole see tavaline kodanik. Mul on ju kokkupuute nendega. Ma ju tean, kes nad on, millised inimesed nad on. Aga kui sa küsid sellist sama küsimust tavainimese käest, kellel ei ole kokkupuutet vanglaga, ta lihtsalt teab, et selline inimene, tal on selline paragrahv, siis ilmselt tema vastus küsimusele on natukene teine. Aga neil lastel, kas on, kuivõrd on seda uuritud, mis neist lastest saab, kelle vanemad, kes on sündinud vanglas või kes on kasvanud esimesed, siis mis on ligemale 4 aastat siis vanglas, et mis neist saab, kas see mingisugune märk jääb külge, kas seal mingisugune saba jääb need saatma? Ei, mitte kuskil neil ei ole kirjas, et nad on nii-öelda sündinud vanglas, mitte kuskil ei ole. Välja arvatud siis Edgar Savisaar, kelle kohta me teame. Jah. Krimiraadio. Krimiraadio viimane veerand jätkub ja saadet juhivad endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenburg ning eksperdina on meil toeks Andres Anvelt. Olgu veel öeldud, et tegemist on hooaja viimase saatega, saame meie puhata ja saavad ka Krimiraadio kuulajad pisut puhata, aga tänases saates
Räägime me spetsiifiliselt naiste kuritegevusest, naisvangidest, eluolust, mis sellega vanglas kaasneb ning seal toimuvat aitab meil täna avada Tallinna vangla inspektor kontaktisik Olga Polmat. Olga, ma olen kuulnud või täpsemalt lugenud sellist asja, et näiteks Venemaal on märgatud, et kui mees kurjategija, mõistetakse süüdi ja saadetakse vanglasse, siis tema elukaaslane või abikaasa käib regulaarselt vaatamas, viib pakke, viib süüa, viib mis iganes vaja on. Kui juhtub vastupidine, et kinni läheb naisterahvas, siis paraku ei tule mitte keegi vaatama. Ta jäetakse sageli maha. Kuidas on Eestis? Kas naisvange käiakse vaatamas, kas neid armastatakse hoolimata sellest, et nad on seadusest üle astunud ja peavad oma karistust kandma? Käiakse ikka, et isegi kui me räägime kodupere vägivallast, siis käivad ka need abikaasad, kes on ise olnud ohvrid. Et nad suudavad leppida. No või on teine asi, nad on nii hästi ära manipuleeritud, sest koduvägivalla ikka üks suurimaid oskusi, ükskõik see mees või naine on manipulaator ja osad isegi peale vanglast sattumist manipuleerivad edasi ja kasutavad ära siis seda sõltuvust. Need on lapsed, ühine majapidamine, mis iganes. Võib-olla mehel on veel mingisugused või naisel on mingisugused rahalised tagavarad, mida on harva muidugi. Nii et seal on üks asi, on ikka manipulatsioon on hoolivuse kõrval. Aga kui palju te olete kohanud seda sorti kinnipeetavaid, kellel ei olegi mitte midagi, et ongi, ütleme, vangla ongi ainuke koht, kus olla ja võib-olla, et kõige kindlam koht, kus olla? Ikka on, et kahjuks on. Et kellel ei olegi ei mitte sugulasi, midagi, ei tuttavaid, ei kedagi, mitte kedagi. Ja nendega on raske. Siin mainiti seda lähisuhte vägivalda, et kui palju selliseid kinnipeetavaid naisi siis on, kes on lähisuhte vägivalla tõttu vanglakaristust kandnud? Ma kindlat numbrit ei oska, aga ikka on. Et see on see vastastikune, et ma olen nõus, et see manipulatsioon seal on kindlasti väga tähtsal kohal, aga paraku ka alkohol teeb oma tööd, et siin on see võib-olla naiste puhul on see esikohal, et kaine peaga koduvägivalla naiste... Võib-olla ainult juhul, ma tuletan meelde seda, kui veel Justiitsministeeriumis me alustasime neid erinevaid projekte ja uuringuid, mis puudutas lähisuhte vägivalda, saada arusaam taust, siis tuleb arvestada ühte asja, et on terve rida naisi, kes on sattunud ise vanglasse süüdimõistetutena koduvägivallas, on harikult ise pikalt kannatanud koduvägivalla ja ühel hetkel on see nagu plahvatanud. Ja tihtipeale on need väga agressiivsed ja sellised jõhkrad kuriteod, eks ju, aga nad on ennem seda võib-olla aastaid peksa saanud. See ei õigusta muidugi, aga sinna juurde alkohol, narkootikumid, vahest ka lapse kaitsmine, eks ju, mis iganes, ja ongi käes võib-olla siis raskelt kehavigast tekitamine või üldse siis abikaasa surm. Me peaksime vist nüüd lõpetuseks üldisematest asjadest rääkima. Olga, öelge, millised on tänapäeva Eesti nii-öelda naistevangla suurimad probleemid ja väljakutsed? Millega te tegelete? Mis teile tundub, et on tegelikult probleem? Reaalselt, millega peab tegelema? Et neid naised väärtustaksid ennast. Kas nad seni või milles see probleem on? Kas probleem selles mõttes, et ei tohi unustada, et me töötame inimestega ja kui tal iseendaga ei ole piisavalt tööd teinud, siis on väga raske ametnikul, ükskõik, olgu see ametnik kas vanglas või vabaduses selle naisega midagi teha. Et ta peab nagu endale andeks andma ka selle teo eest, mida ta on teinud ja väärtustama, et ta on ka seda väärt oma uut elu alustama ja seda uut lehekülge keerama. Kui palju te reaalselt peate tegelema inimestele nii-öelda hakkama saamist õpetada? Et kuidas ühiskonnas üldse elada? Kuidas hakkama saada? Kuidas olla tasemel? Igapäevaselt läbi erinevate asjade, mis nende käest ja suust me kuulame ja näeme, kuidas nad on käitunud ja siis kohe siin samas on hea reageerida, öelda,
aga mis oleks vabaduses, kas sa arvad, et vabaduses on see aktsepteeritav, kuidas sa oleksid käitunud siis vabaduses, kas täpselt samamoodi ja sellised küsimused, see tundub võib-olla tobe alguses, aga mida rohkem sa küsid, mida rohkem sa arutad, seda rohkem ka pärast sulle tagasi tuleb. Ta hakkab mõtlema taht-tahtmatu. Mis on viimase aja kõige suurem üllatus, millel te olete kohanud, et inimene, kes on teie juurde sattunud, on mingis asjas nii väheteadlik või nii üllataval arvamusel või nii imelikult oma elu korraldanud. On teil mõni näide? Ei ole. Võib-olla ma olen niivõrd sees, et mul on nii raske see näite nagu välja tuua. Sest kindlasti tavalist inimest see üllatab, mind enam mitte. Mina mäletan, kui ma aasta tagasi natukene Tallinna vanglat külastasin just naiste osakonda, siis mida ka tookord vangla direktor ütles, on see, et oleks nad rohkem võimalusi tegutseda tööharjumust inimestel, et nad käivad seal tööl, teenivad mitte ja õpivad ka seda tööd tegema näiteks. Ja et head näited oli see, et kui on teada, et ütleme korralikuks koroffiaks õppinud naine vabaneb vanglast, siis tema mulle vähemalt väitis, et on isegi mingi firma auto ukse ees juba võetakse tööl. Et kuna neid inimesi on vähe professionaalsed ja need on seal väga uhked ikkagi väljaõpperuumid ja ma arvan, et see kindlasti, see on ka meeste puhul, kuna olen pidanud käima ka palju meeste vanglas, aga need, kes on saanud hea tööharjumuse, nendel on ka see retsidiivsus väiksem, nad saavad aru, et on võimalik teistmoodi oma elu üle elada, ei pea varastama või narkootikumi müüa. Aga siin on palju teisi asju, mis segavad jälle, siin me jõuame jälle otsapidi natukene Euroopa Liitu, see tähendab seda, et kui meil on liiga palju siis tootmist ja vanglaruumides, siis on selle riigi abireeglid hakkavad kehtima, konkurentsi küsimust ja nii edasi, et sellest on kahju natuke. Naiste tööhõive osakaal on praktiliselt 100%. Vanglas nad on igatipidi hõivatud ja nii nagu tööhõives kui ka muudes tegevustes. Õppimisel näiteks. Õppimine, eesti keel, programmid, see on see põhitegevus, me ei räägi juba spordisaalist ja muudest kirikut. Ja muideks, mis mina seal, vähemalt mulle öeldi, Olga saab parandada, näiteks tehakse Tallinna vanglas, ma saan aru, on ka mingid kohtumisõhtud meesvangidega. Ja sellised üritused toimuvad, kus siis tehakse koos kirjandusklubisid. Ja see on huvitegevuse raames. Muidugi ma ei mõtle midagi muud. Praegust ehmatasid Olga ära, mis kohtumisõhtud. Huvitegevuse raames nad tõesti osalevad koos. Ja. Aga üks oluline teema, millest me jääme veel rääkima siin saate lõpus, me rääkisime enda väärtustamisest ja üks osa vähem ja eriti naiste puhul on see, et naised tahavad olla ilusad, naised tahavad soenguid, lõigata juukseid, värvida küüsi. Kuidas see korraldatud on, kõiksugused iluteenused, kas see on üldse oluline roll naiste kinnipidamisasutuses? Kindlasti, nad ju naised. Olgu nad vanglas või mitte, muidugi see on nende jaoks oluline. Aga see on ka lubatud? On lubatud, juuksevärv on täiesti olemas, pintsetid on olemas müügis, kõike seda saab osta ja ennast ilusamaks veel teha, et kasutavad, teevad hea meelega ka soengut nii endale kui ka teistele, et see on oluline osa nende jaoks. Aga sellist nii-öelda aeg-ajalt mõni professionaal ei käi läbi, et nüüd on selline päev, et ei ole. Hetkel ei ole. Ja päris lõpuks küsiks, kas Eesti Vabariigis tehakse kõik selleks, ka naisvangide hulgas, et nad enam tagasi ei satuks? Või on meil siin veel arenguruumi, võrreldes näiteks Skandinaavia riikidega? Muidugi, me alati võime areneda ja arendada tulebki. Et see on oluline, et naised oleksid veel paremates tingimustes. No siin tuleb arvestada tegelikult, et kui me räägime retsidiivsust üldiselt, olemata sellest, kas mehed või naised, siis ega me oleme nende aastate jooksul, ma arvan, eriti sellel ajal, kui me läksime uue vanglasüsteemi üle, on tegelikult retsidiivsus enam-vähem samal tasemel. Siin ei ole mõtet otsida mingit kuskil patuoinast või jalgratast kuskil kivi all, et me oleme saavutanud suhteliselt hea taseme, peas, et seda nüüd ei lase käest ära just selles mõttest, et mingid programme ja muid asju, mis on kasutusel lõdvamaks ei tõmba siis, kui on riigil raha vähe.
aga sellega tuleb hooaja viimasele Krimiraadiole joon alla tõmmata. Tänases saates rääkisime naiskurjategijatest ja naisvangidest. Olgu kõik naised siinkohal tervitatud, samamoodi ka kõik Krimiraadio meeskuulajad. Täname kõiki, et olete sellel hooajal meiega olnud. Täname ka meie tänast saatekülalist Tallinna vangla inspektor kontaktisikut Olga Polmatit. Nagu alati juhtisid ka seekordset Krimiraadiot ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning loomulikult oli meil abiks eksperte Andres Anvelt. Meie ilmselt kuuleme teiega juba augustis. Kui Krimiraadio kuulajatel on mõtteid, mida meiega jagada, siis võib kirjutada aadressil karel@kuku.ee või raul@kuku.ee. Seniks puhake ja elage krimivabalt. Krimiraadio. Krimiraadio.